Pärnu JK Vapruse mängija Uku Kõrre, et räägi, mis juhtus täna? No alguses saime tegelikult päris ilusti käima ja paar ohtlikku momenti ka, kuid ei suutnud ära karistada neid ja Info FCI seevastu suutis aga mängu me saime paremini juba käima kui eelnevatel kordadel, et ma loodan, et järgmine kord me saame juba paremini vastu neile. Aga mis treener Lelov teile poolel rääkis, et teine poolaeg ju jäi tegelikult ainult 0-2, et tundus, et saite kaitse rohkem pidama? Nojah, et proovisime rohkem ründavalt mängida teist poolaega ja meil midagi kaotada ei olnud, et proovisime täiega peale minna ja survestada neid rohkem ja eks me seda ka tegime, aga oli nagu ta oli. Sinul on see esimene hooaeg meistriliigas, et kuidas sa oled enda hinnangul kohanenud selle tempo ja mänguga? No eks ta raske on olnud jah, et esimesed korrad oli kõva pinge ka peal, aga ma usun, et see, et ma täna keskpoolikus mängisin, see andis mulle enesekindlust veel rohkem juurde, et ma usun, ma olen suhteliselt hästi kohanenud sellega, kui ma ootasin. Järgmine mäng siis Narva Transiga kodus, et tuleb kõvasti trenni teha ja pingutada, et sealt see tulemus tuleks? Seda kindlasti jah, et ma arvan, et Narva on kindlasti samasugune vastane, et nende vastu tuleb ka samamoodi mängida ja enda võimalused ära lüüa ja eks muidugi trenni teha korralikult, jah. Okei, aga edu sulle Transi vastu ja